Ma räägin täna natukene sellest, kuidas toimub eesti keele õpe Montessori klassis. Ja ütlen kohe ära, et me jälgime ju Montessori klassides ikkagi Eesti õppekava, ehk et meie keeleõpetus toimub väga suurel määral sarnaselt sellega, nagu ta toimub igal pool mujal, kõikides teistes koolides, kõikides teistes klassides. Lihtsalt võib-olla erinevus on see, nagu ikka Montessori klassiga, et kuidas laps seda õpib. Tal on rohkem vabadust selles osas, millal ta midagi harjutab, missuguses tempos ta midagi teeb, kus ta töötab, vahel ka see, kellega koos ta töötab. Kui laps tuleb kooli, siis esimene asi on ikka see, et me ju vaatame, mis tasemel laps oma oskustega on. Võib-olla on tal vaja alles hakata õppima tähti, võib-olla ta juba tähti tunneb ja ta peab lihtsalt harjutama paremat käekirja. Võib-olla on ta juba väga sorav lugeja, aga võib-olla alles veerib. Et täpselt seda laps siin koolis õppima hakkabki. Ja Montessori klassis tal on see võimalus, et ta saabki tegeleda täpselt sellega, millega temal on parasjagu vaja tegeleda, mida temal on vaja harjutada. Me ei pea tingimata klassiga tervena ühes rütmis liikuma. Kuigi me teeme ka koos lugemist, kus me harjutamegi seda kannatlikkust, et mõni loeb aeglaselt ja teine peab siis kuulama ja järge pidama. Kuigi kõik harjutavad käekirja ka siis, kui siduskirja tähed on juba selged, et ikka harjutame, ikka teeme, aga see tempo ja see sügavus ja see, kui palju midagi teha, see saab olla lapseti väga erinev. Nii et tegutseb laps oma ülesannetega, millega ta tegutsema peab. Sageli on õpetajaga kokkulepped selles osas, et sa pead tänase päeva jooksul nii palju kirjutama või nii palju lugema, et seda harjutada või nädala jooksul. Aga mis hetkel täpselt laps seda teeb, kui kaua ta järjest seda teeb, et see on sageli puhtalt tema enda valida või siis õpetajaga koostöös vaatame, mis tundub nagu kõige parem variant. Eesti keele grammatikat loomulikult õpime ka täpselt nii, nagu ikka õpitakse. Ja siin on võib-olla isegi kõige suurem erinevus nüüd sellise klassikalise klassiruumiga, sest et meil on ka selliseid vahendeid, mida laps saabki siis kätega tegutsedes harjutada, et see ei ole alati tingimata töövihik või tööleht, millega ta tegutseb, vaid tal on selleks ka muud vahendid. Kohe püüan neid ka näidata. Aga eelnevalt üleüldse räägin ka sellest, et mina istun praegu siin meie Kadrioru Montessori klassi lugemisnurgas. Et meil on siis selline nurk, mis ongi siis see koht, kus meil on raamatud riiulites, kuhu lapsed tulevad ka selleks, et võtta endale erinevate tegevuste vahel korraks selline üleminekupaus, või kui on neil nädala lugemisleht, mida nad harjutavad, et nad tulevad sageli ikkagi siia lugemisnurka kokku selle jaoks või vaikse lugemise aeg, siis samamoodi nad armastavad tulla siia lugemisnurka, et ma kohe näitan ka seda nurka täpsemalt, kus me asume. Ja siin on ka reeglid, tähestik seina peal, mõned reeglid, ikka selleks, et kui laps midagi lahendab ja tal parasjagu ei tule midagi meelde, mida õpetaja talle on rääkinud ja õpetanud, siis ta ei pea seda kogu aeg küsima õpetaja käest, vaid ta võib tulla ja ise vaadata, oota, kuidas see nüüd käis. Et näiteks tegusõna pööramine, et mis täht seal lõpus ikkagi oli, kui ma ütlen, et nemad midagi teevad. Et ta saab tulla ja seda siit seina pealt siis ise kontrollida, kui seal see meelde ei tule. Nii, aga ma püüan nüüd kaamera ümber pöörata ning pisut näidata teile ka, et missugused siis näevad välja meie klassis eesti keele harjutamise ja õppimise riiulid. Selline on siis vaade meie eesti keele sektsioonile. Me näeme meie lugemisnurka siin, kuhu siis laps tuleb selleks, kui ta tahab võtta endale hetke, et tegeleda lugemisega. Tal on võib-olla kaasas enda raamat või siis ta valib siit meie raamatu riiulitest midagi, kus on siis valikud igasugusele vanusele, igasugusele tasemele. Oleme püüdnud selle lugemisnurga teha selliseks hubaseks ja mõnusaks, et kui laps siia tuleb, siis ta saab selle kogemuse ja tunde, et lugemine on midagi hästi lõõgastavat ja mõnusat. Ja teisel pool seda riiulit me näeme siis selliseid Montessori vahendeid, mida me võime nimetada näiteks sõnaliikide karpideks või grammatikakarpideks või lugemiskarpideks. Et siin on siis erinevad sõnaliigid, millel on ka erinevad sümbolid, et nendest siin praegu täpsemalt rääkima ei hakka, aga põhimõte on selles, et laps võtab siis karbi seest sildid, sõnasildid ja lausekaardid ning hakkab siis lugema ja moodustama nendest lauseid ja on selle juures väga teadlik, et mis sõna on mis sõnaliik.
ja selle jaoks me õpetame ka sümboleid, et näiteks meil siin peal on hetkel nimisõna sümbol on siis see must püramiid ja siin on meil tegusõna sümbol, aga ka kõikidel teistel sõnaliikidel on olemas oma sümbolid, need on siis siin karbi sees. Ja kui laps siis laob oma neid lauseid ja leiab need sõnad, mis on kõik eri värvi kaartidega tähistatud vastavalt sellele värvile, kuhu ta kuulub, siis ta ka on teadlik sellest, et mis liigiga on tegu ja tähistab need ära sümbolitega. Aga mitte ainult, et meil on näiteks siin ka liikuva abits ja liikuva abitsa sisse võib piiluda, et siin on meil siis kirjatähed, ühel pool suurtäht, teisel pool väiketäht ja näiteks siis sellised ladumise alused, kuhu siis laps saab neid sõnu laduda, olles siis jällegi teadlik, et mis seal kokku tuleb, lugedes seda sõna. Siin on sellised funktsionaalse lugemise kaardid, kus laps siis valib endale mingi numbriga kaardid, neid on siis siin ühes hunnikus, ütleme 5-6 tükki ja ta peab neid lugema nii, et panema nendest kokku siis loogilise teksti ja teisest ümbrikust saab võtta kontrollteksti ehk laps ise tegutseb sellega ja ise ka kontrollib ennast. Ja kõiksugu muud siis sellised vahendid, millega lapsel on võimalik tegutseda ka siis oma kätega, mitte alati ainult paberi peale kirjutades. Et sellisel moel lisaks siis paberile kirjutamisele ja vihikutele ja töölehtedele, et see on kõik see lisa, millega Montessori klassis saab oma keeleõpet kinnistada ja harjutada.